No nii, ma olen pooles sellises kohas nagu Rudniki. Siit on umbes 700 kilomeetrit Saksamaa piirini. Ja mul on plaan võtta suund nüüd Barcelona peale. Ma algselt panin lihtsalt suvalt Madrid ja kütsin minema sealt nagu nii-öelda suunakätt, aga nüüd tahaks juba nagu spetsiifilisemalt sõita. Vaatasin täna hommikul üle ka teemaksusid, et kus tuleb maksta ja kui suur on vahe siis, kui vältida neid teemaksusid. Ja mulle tundus, et nagu kilometraaži poolest on see vahe hästi pisikene, et nagu loetud 100 meetrid, võib-olla seal 200-300, aga see, mis maksta tuleb, see oli päris suur vahe, et näiteks kui sõita siit Rudnikist Madriidi, siis on teemaksud 140 pudinatega ja kui vältida teemaksusid, siis neid ei ole ja kilomeetrite vahe oli seal, ma ei tea, kas oli mingi 300 kanti või. Et see 140 eurot, see on juba päris 2 paaki kütust ei ole, aga ikkagi omajagu. Ja siis vaatasin, et ka Madriidi, et siit sõites, mitte Madriidi, vaid sinna Barcelonasse, oleks teemaksusid 70 eurot. Ja kui neid vältida, siis sõidan mõned 100 kilomeetrid rohkem ja ei maksa. Et ma arvan, et ma üritan vältida. Mu auto võtab keskelt läbi maanteel 3,5, aga ma arvan, et pigem nagu 4. Autos magades on alati siuke suht-koht loppis olemine, nagu näed välja nagu mingisugune, ma ei tea, sotsiaal. See on jah siuke, jätab soovida. Aga üks hea nipp on, et kui autos magada või kui matkates magada jahedas, et siis alati kandke alati mütsi. Minul on ka tudumüts. Et sõbranna kudus, villane, nõeltehnikas, väga uhke, väga-väga mõnus müts. Et hoiab pea soojas ja kui pea on soojas, siis on oluliselt parem. Seda nagu isegi ei taju võib-olla, et see peaosa nii oluline on. Autos on mul ees üks aken lahti, ma nüüd avastasin, et teise akna tõstuk on katki, tagumisi ma ei saa lahti teha, kuna siin on need katted ees. Nii et õhku meile tuleb ilusasti sisse. Ja autos on üllatavalt soe, et ma arvasin, et on külm, et mul on soe pikk pesu seljas ja siis mul on soojad sokid, müts, mul on tegelikult 2 tekki, mõlemad tekid on lambavillased, üks on nagu pealistekk ja teine on siis siuke tudukas. Mulle ei meeldi magada magamiskotis, et mul on täitsa olemas muidu miinuskraadidega magamiskott ka, aga mulle lihtsalt ei meeldi, mulle meeldib see teki antav vabadus. Et jah, nii on, et kuidagi magamiskotis oled nagu vorstis ja sealt ei saa nii ruttu liikuma ka juhul, kui mingil põhjusel peaks. Et siit ma saan kohe ette hüpata ja sõitma hakata juhul, kui vaja peaks minema. Naisterahvana ikka mõtled siukeste väikeste ohutusasjade peale. Et jah, aga ma arvan, et ma varsti hakkan liigutama, et käin tanklas, vetsus pesen hambad ära, võtaks väikse kohvi ja siis sõidab, sest ma vist enam magama ei jää. Ma läksin eile juba mingi 6 paiku, läksin pikali ära. Siis ma lugesin natukene, istusin natuke netis ja siis ma arvan, et mingi 8 paiku ma juba üritasin seal aktiivselt magama jääda ja küllap ma nüüd siis olengi oma tunnid täis maganud, kell on 3 läbi öösel. Et mis siin ikka tühja passida, et siis parem juba sõita. Sel ajal, kui mina magasin, on talv teinud comebacki väga eduliselt. No nii, kell on circa 4 ja ma asun nüüd teele. Et vahetasin riided ära, tegin kiired hügieenitoimingud märgade salvrätikutega, nüüd lähen pesen bensukas hambad ära, võtan tassi kohvi ja asun teele. Mul on tegelikult kaasas ka priimus, aga praegu ei viitsi. Hommiku kell 4 ei viitsi priimusega kuskil tanklas massata. Lisaks on mul koer, et ta tahaks nagunii sellel ajal, kui mina olen õues, olla ka õues ja mul ei ole teda siin väga kuhugile kinni panna. Nii et las ta teeme seekord mugavalt ja kiirelt. Saapad ma tõmbasin eile alt puhtaks, nii et nüüd võib neid siin niiviisi autos jalga panna küll, pole hullu. Kuidagi siuke, nüüd kui hakkasin riideid vaatama, hakkas kuidagi nagu jahe, et ei taha midagi selle uuest teha, tahaks ennast täis mundrisse panna juba sees olles. Naaber auto ka toimetab, ma ei tea, kas hakkab liikuma või kuulda on, et mingi asjatamine käib ja keegi on õues.
aga tõele au andes vaikselt asjad juba leiavad oma kodu, et see siin on minu pidžaama ja magamisriiete kott ja see mul käib, ripub, jah, siin nüüd on nii pime, et ripub seal nagis ja siis siin selles valges taskutega asjas, et siin oli ka eile õhtul nii mõnus telefoni, autovõtmeid, rahakotti ja muud siukest tähtsat panna, et on hea kindel koht, kust kohe nagu vupsti võtta, et vaikselt asjad leiavad koha, läheb aega, aga asja saab. Ma ei teagi, kuidas see nüüd juhtus, kas sisedisainer tegi koostööd minu saabaste disaineriga või tundub, et matchivad väga hästi Poola peldikuga minu saapad. Seda jama sadas alla veel mitu tundi ja esimesed circa 3-4 tundi oli väga halb sõita. Kui ma lõunud ei peta, siis siin peaksin ma olema Varssavi all. Eks ma ise neid suuri linnu ja 4 rada korraga ikka pelgan, aga küll saab hakkama, et läheb lihtsalt aeglaselt. Poola vetsude tuur jätkub. Siin oli nüüd selline, et pidi raha panema ja ma mässasin, et seda õiget münti leida. Seda 50 sendilist oligi mul täpselt ainult üks. Nii et sai kuidagi hakkama. Kohalik raha muidu sobis seal ka, aga seda mul ei olnud. Tasuda sai ka puutetundliku pangakaardiga, aga minu pangakaardil sellist funktsiooni pole. Aga sai oma hügieenitoimingud eduliselt tehtud. Kui see hommikune comebacki teinud talv välja arvata, siis ülejäänud tee oli täiesti mõnus. Vahepeal tuli isegi päike välja. Polateede ääres on sellised mõnusad parkimise ja kämpimise kohad, kus on siis ka tasuta hästi puhas ja korralik WC. Tegin seal siis peatuse, et ajasin oma kodus küpsetatud tatrasoojaks, seda on nii palju, et ma ei tea, ma söön vist 3 päeva jutti nüüd tatart. Ja koer sai jalutada, ma sain ta ilusti nagu kinni panna, ise samal ajal siis kokata, et väga mõnus oli. Ma imestan, et mul ikka veel aknapesuvedelik on, sest seda porist sõitu on olnud lihtsalt nii palju, et isegi küljeklaasid olid täpselt sellised, et ma eriti hästi ei näinud enam välja, et tõmbasin kähku suurema jama sealt maha. Tee peal oli üks õnnetust ja seal minu seisukohast päris palju eemal, siis kui liikuma hakkasime, siis sõitsime mööda, oli 2 sõiduautot oli kokku pannud, aga midagi väga hullu ei olnud, et usun, et inimesed jäid ellu ja terveks enam-vähem. Jõudsin Saksamaale, sõitsin täna 1100 kilomeetrit ja nüüd siin toidlustan koera ja soojendan endale kuuma koti jaoks vett, et siuksed õhtutoimingud. Homme tahaks jõuda Prantsusmaale, et vaatab, kas õnnestub ja üle homme võiks jõuda juba Hispaaniasse. Temperatuur on täna õues -3, ega autos väga palju soojem pole.